Kardioloogide sõnul on kuni 80% võimalikke südamehaigusi ennetada. Üks oluline osa sellest on muidugi ka tervise regulaarne kontrollimine, nagu näiteks kolesterooli mõõtmine. Ja meil on kohe siin katsejänes Riigikogu liige Vadim Belobrovtsev. No kui hull on? Ei, no väga hull ei ole. Ega ei ole see ka esimene kord, nagu kui verd võetakse. Aga ma arvan, et iga inimene tegelikult juba teatud eas võiks selle peale mõelda, et kas tema ikka teab oma suhkru taset, kas tema teab oma kolesterooli taset. Ja loomulikult ennustada on alati lihtsam, kui pärast sellega tegeleda. Mitmed Riigikogu liikmed käisid täna mobiilses Synlabi bussis oma kolesterooli kontrollimas, sest südamekuu tuletab meelde, et enda tervise eest tuleb hoolt kanda. Paraku on ka riigikogulaste stressitase oma töö teinud. Mina ise ei ole kunagi suur sportlane olnud, aga mulle meeldib jalutada. Nii et tööle käin tihti peale jala, ligi 30 minutit, aga väga mõnus ja siis lõpp on siis mäkke tulek veel. Aga minul endal on kolesterool kõrge juba paar aastat, nii et ega ka või ja juust ja toitumise ülevaatamine ka, et kui inimesel juba on kolesterool kõrge, ega sellest kuidagi ei pääse. No minu puhul on natuke keeruline, mul on juba päris pikka aega kõrge vererõhk ja peab neid tablette võtma ja loomulikult peab ka regulaarselt käima arsti juures ja peab mainima, et puhkuse ajal on kindlasti stressi vähem ja seda on tunda ka nii-öelda enda nahal, et tunnedki ennast paremini, aga siin igapäevaselt ikkagi maadled selle valitsusega ja see stressitase on tõesti kõrgem. Ja südamehaiguste teket soodustavaid riskitegureid on mitu. Pärilikkus, vanus, etniline kuuluvus, suitsetamine, aga ka kõrge vererõhk ning veresuhkru ja kolesterooli tase. Geenivaramu andmete baasil on hiljuti leitud, et kõrge geenirisk on pea sama tähtis kui näiteks kõrge kolesterool ning isegi suurem kui suitsetamise põhjustatud risk. Meil on praegu umbes 50% südame- ja veresoonkonna haiguste tõttu surmad, aga oli 60% ja kui vaadata, kõige tundlikum näitaja on siis kuni 65-aastaste inimeste suremus südame- ja veresoonkonna haigustesse ja see on meil jõudsalt kahanenud Eestis. Me liigume kogu aeg personaalmeditsiini suunas, südamehaiguste siis täppisennetuse suunas. Mida rohkem me teame inimeste kohta, mida rohkem maailma teadus annab juurde, seda paremini me saame neid riske maandada, et inimesed elaksid kaua, 100 aastat ilma südamehaiguseta. Suitsetamise ja transrasvade tarbimise vähendamine ning liikumise suurendamine on eestlaste südamehaiguste riski allapoole viinud, kuid siiski on numbrid muret tekitavad. Kui me vaatame, et kuidas südamehaigus kujuneb, siis me ju teame, et südamehaiguse kujunemiseks võtab aega 10–15 aastat. Ja kui kolesterool hakkab tõusma, vererõhk hakkab tõusma, veresuhkur hakkab tõusma, siis sellel ajal saab inimene ise väga palju teha. Muuta toitumist, muuta liikumisharjumisi, vaadata üle enda stress, uni. Et need on väga sellised elementaarsed asjad, kõik inimesed teavad seda, aga kui neid muuta, siis õnnestub haigust edasi lükata 10–15 aastat. Tervise Arengu Instituudi andmetel moodustasid mõni aasta tagasi südamehaigused 46% meeste ja 64% naiste suremusest. Naistel suureneb risk hormonaalsete muutustega menopausi järgselt ülemineku eas. Hetkel ei ole veel Eestis võimalusi, et südamehaigusi täielikult välja lülitada, kuid seda on võimalik liikumise ja näiteks Vahemere dieediga edasi lükata ning kes teab, ehk on selleks ajaks juba teadusareng jõudnud nii kaugele, et sellist haigust enam põdema ei peagi.